Aitäh stuudiole ja meie oleme oma võttegrupiga Lillekülas ühes loomasõbralikus perekonnas ja siin on palju lapsi, palju koeri, kasse. Miks see kass kräunub niimoodi? Kassil on väike jooksuaeg. Otsib kaaslast ümber? Jaa. Kui palju sul üldse loomi on? No praegusel hetkel on 2 kassi ja 6 koera. Miks nii palju neid olema peab? Ei, neid ei ole palju, nad on väiksed. See aasta oli päris karm paljudele inimestel, et kuidas teie aasta möödus? Aasta möödus ikka töötähe all, aga nüüd aasta lõpus sain ka mina oma koondamisteate kätte, nii et... Aasta lõpp oli paha, kuidas edasi? Kas on mõni uus koht juba ehk silmapiiril? Ei, uut kohta veel ei ole, aga ma töötan ja otsin. Meeleolu väga alla pole viinud? Ega ta vist nii alla ei ole viinud, jah, sest ikka on ju väike lootus. Jah, tõesti, paistab, et töökaotus ei suuda Ülle tuju rikkuda, vähemalt vana aasta viimasel päeval mitte. Üllel on näiteks hoopis hää meel, et nende pere suur lemmik Anna Sui just nüüd aasta lõpus kutsikad ilmale tõi. Põrandal kakerdavate karvakirade eest hoolitsemine viib mõtted mujale ja tulevik ei tundu enam nii tume ja lootusetu. Lisaks pakuvad lohutust ka pere peened kassipreilid. Kassil üldse pole tarvis 4 tuba, värvitelekat ja autoostu luba. Iga eestlane aga polegi maailma pisima koeratõu kutsikaid oma silmaga näinud. Siin pole ka midagi imestada, sest tegu pole teps mitte odavate kutsadega. Ülle lapselastel on aga vedanud. Nemad käivad Anna Sui beebidel vaata et iga päev külas ja võivad nendega mängida nii kaua, kui tahavad. Mulle meeldivad need loomad, kes siin on ja... On sul siin mõni lemmik ka või? Jaa, Yes. koerad. Milline neist kõiki sai olla lemmikud või on kõik? Kõik. Viimane kui üks. Jah. Kui sa tuled, kas nii väike koer tunneb ära, ka tulevad nüüd sülle kõik? Jaa. Reeglina on aga sellistele kutsadele nimede valimisega paras jama. Ülle pidi jupp aega oma peakest vaevama, aga tänaseks on ka selle raske tööga ühele poole saadud. Bianca Bella, Paila Paila, Black Diamond ja Barack Obama on uhketele karvakeradele igati väärilised nimed. Chihuahuasid peetakse meie mail ikka just peibede, tibide ja mimmide mängukannideks või aksessuaarideks. Sel aastal esmakordselt isarõõme nautinud Kenzo perenaine Kerli Niilo vaidleb sellele aga vastu. Päris peibede koer ta kindlasti ole, et peibed ei võtaks endale sellist vastutust. Ta vajab võrdlemisi palju tähelepanu, et peab jälgima, et ta oma kondiks ära ei murraks ja ta lihtsalt vajab rohkem tähelepanu, kuna ta on seltsikoer. Tegemist on siis tõsise tööloomaga ja sa ei ole ka teps mitte peebe, vaid tõsine tööinimene on. Just. Ma vaatan ka, et künnalused mustad ja saaks ainult põllule. Täpselt. Põllutöö käib hommikust õhtuni. Pisike koeratõug annab vähe järglasi ja seetõttu on iga uue pesakonna sündimine omaette sündmuseks. Seepärast sai ka Anna Sui ja tema beebide juurde koju rajatud meie lemmiklooma aasta lõpu stuudio või kui soovite, siis Koera TV. Esimesed stuudiokülalised ongi sõbrad Eesti Loomakaitse Seltsist, sest vana aasta viimasel päeval tuleb teha lõppenud aastast kokkuvõte. Raske aasta oli, aga väga tegus. Pöördumisi oli küll väga palju, aga teisalt juhtus väga palju positiivset. Saime mitmele projektile rahastuse ja esmakordselt Eesti Loomakaitse Seltsi ajaloos tunnustati meid ka riigi poolt, oleme riigi eelarves. Ametlikke pöördumise tegime 400, et võrreldes eelmise aastaga on seda 2 korda rohkem. Eelmine aasta 150. Nii et sai piinatud siin Veterinaar- ja Toiduametit kõvasti ja politseiametnikke, ja teisi asutusi ka Keskkonnainspektsiooni ja et vanasti riiklikud asjapulgad suhtusid päris üleolevalt kolmandasse sektorisse, et kuidas täna lood on? No, täna ma ütleks, et need lood ei ole nii, et üleolevat suhtumist oleme kohanud küll, aga väga harva. Et enamasti koostöö toimib kõikide ametitega. Et politseilt võib-olla ootaks natukene rohkem. No, politsei poole pidasime vajalikuks pöörduda 67 juhul ja kaetusväärselt on ainult 7 juhul algatatud kriminaalmenetlus. Kuigi leiame, et mitmel juhul, kui algatati väärteomenetlus, oleks pidanud algatama kriminaalmenetluse. Kui teie arvamus ei ühti politsei omaga, mis te edasi teete? No,
alati võimalus vaidlustada politsei tegevust ja oleme kaevanud prokuratuuri. Ja mitmel juhul on ka prokuratuur kohustanud politseid kriminaalmenetlust algatama. Lisaks loomadele saime aidata ka inimest, et väga hästi läks käima Gustavi projekt. Lisaks prillidele on plaanis ka puid juurde viia ning kui siis Gustav meiega koostööd teeb ja nõus on, et siis saaks äkki suveks vee sisse ja tualetti. Muide, ka koerad tõmbavad aasta lõpus otsad kokku ja meenutavad möödunud. Neid tuleb lihtsalt osata kuulata. Noh, nagu isegi aru saite, siis meie noor sõber sai isaks 4 tervet ilusat poega, et on väga õnnelik. Aasta suurimaks ämbriks pidas ta seda samast skandaali, kus nüüd siis üks meie poliitik kaebas või kahtlustas õigemini meie ministreid riigireetmises. Kenso arust oleks täiesti paras lihtsalt nendele meestele hambad säärde lüüa ja sellega oleks asi lõppenud, aga eks poliitikud teevad ise, kuidas nad käituvad. Chihuahuadel on väga peen maitse ja nad armastavad ikka koos pererahvaga oma kõhukest täita. Kuigi poes on nende tarbeks saadaval ka spetsiaalne kuivtoit, siis enamasti söövad nad ikka kodus valmistatud delikatesse. Nagu isegi näete, on ka taskukoerad laua ääres oma koha sisse võtnud ja peremeestele ei anta võimalustki pelgalt omaette hääd paremat nosida. Head uut aastat! Head uut aastat! Teile, kelle sõprusest mööda minna ei saa. Vana aasta lõpuni on veel mõned tunnid aega ja mingus aeg teil mõnusalt ja eks me omalt poolt ka soovime teile head uut aastat! Head uut aastat! Meie poolt kõik siis ja anname siis järje stuudiole üle. Kelle sõprusest mööda minna ei